Ja nüüd tuleb ilma nendeta hakkama saada, aga mängu avavile on kõlanud ja saame siis näha. United on tugevam kui viimati 2024. aasta hooajal Premium liigas mängides. Nüüd on Kuressaarel taas võimalus tulla. Siin Rõivas on minemas. Võtab korra hoo maha. Aga seal on Kongs tagasi, keskel täitsa vaba ja tuleb. Ja tuleb! Jevgeni Demidov. Ei tähista, okei, austab oma eelmist klubi, aga korra mõtlesin, kas rünnaku ohtlikkus kadus ära, et võttis hoo täiesti maha, kohe teisest lainest tulid 2 ründajat ja Demidov tagasi põrkava palli puhul õiges kohas õigel ajal ja alla nurka. Kõige tugevamast ei olnud, aga alla nurka. Täpselt nii, et ei olnud tegelikult üldse selline tugev värav, aga tundus ka, et võib-olla väravaht ei näinud seda kõige paremini. Seal oli päris palju mängijaid ees. Teine värav siis Demidovil sellel hooajal, et esimese lõi ta siin Tammekale ja nüüd siis saab teise värava kirja. Vaatame siit. Tuleb ilus söötalt. Ja, sealt nurgalt oli raske lüüa, aga op. Ja, niimoodi sirutab jala veel pikalt ette, aga seal lagus oli ka juba nagu põlvili kukku maas. Et jah, siin Rõivassepp poleks võinud ka ise minna lööma, aga tal oli kaitsja seal vahel. Siit väike põrge ja... läks õnneks. Mõtlesin, et õigel ajal õiges kohas ikkagi, et kukkus palju vastu ka, et sellised laagrid annavad need võimalusi selliseid asju välja mõelda ja harjutada. Jah, ja ennast natukene paremaks timmida ka, arvestades seda, et see hooaja algus on nii krobeline konarlik. Ja seina sööt, kasti jälle pall. Ja kas läheb? Ja tuleb! Värav! Kuidagi need ääre pealt, need rünnakud muutuvad nii ootamatult, nii ohtlikuks, sest Jüriso on nii terav, võtab sealt ääre pealt julgelt ette, ühe mehe võtab ära ja kohe terav pall kasti ja näed, väike ripsekas taas ja tagapostis, pall on tagapostis, Kuressaare 2-0. Ja sisuliselt meil ei ole veel 20 minutitki mängitud, kui seis on juba 2-0. Tead, ma tabasin ennast praegu mõttelt. Nõmme United on, et mängu algus on praegu selline, et vaimnelt, ma ei tea, kas saab öelda, et vaimselt natukene lagunetakse, et kui juba minnakse kaotusseisu, et kas mingi plõks käib ära, et nüüd on hea vaadata, et kas Nõmme United suudab ennast nii-öelda koguda, hoida seda mängu stabiilsena, võib-olla natukene rahustada, kontrolli alla saada see mäng ja siin enne poole ja lõppu ühe tagasi lüüa, et siis läheb jälle uuesti mänguks. Vaatame ette jälle uuesti selle jutu poole, praegu Kuressaarel tekkimas väga hea võimalus, et paremat äärelt. Üksi läheb. Hea tõrje Laaguselt. Ja läks seda tagumist nurka siseküljega otsima, aga tekitab need üks olukorrad, et kui see on Kuressaare mänguplaan, siis see toimib ja ei tule! Kas ei käinud üle joone? Vaat praegu siit muidugi ei näinud, aga... Veel jätkub, Jüriso käes on pall. Noored saavad ilusti hakkama, selles ei ole kindlasti kahtlustki, aga võib-olla praegu on see olukord selline nagu valus ja riskantne, kus seda noort sinna sisse tuua, kui nagu praegu kaitses ikkagi sujub. Nii, siin nüüd on Pikali, Chisala. Ei puudub ju palli Chisalal. Kuremängija minu silmis ikkagi kuremängija ei puutu, jah. Just, et see nüüd see vist ikkagi määrab lõpuks ära. Vaatame, kuidas kohtunik seda tõlgendab. Ja näitab, et ongi penalti. Vastamisi. Aga siin Frolovi kogemus jääb rohkem peale ja tõesti seis ongi 2-1 kodumeeskonna poolt vaadates. Ja tähendab see siis seda, et viimased 10 mänguminutit saavad nüüd väga põnevad olema. Vahetus ära Aston Visse sisse ja Andero Kivi pingile. No nii, me saame kolmapäeva õhtusse ikka väga põneva ja pingelise lõppu, et siin Kuressaare fännides avastes ei tahaks olla, et siin viimased minutid lähevad korralikuks küünte närimiseks. Ja Nõmm võtab ära. Ja ongi tehtud. Nõmm võtab ära ja nüüd on ka vile kõlanud. Seeriast nüüd välja väärt võiduga kodus. Mis selle võidu võti täna oli? Jah, aitäh, et tõesti on jäänud tulemused tulemata. Mängupilt on lubanud seda kogu aeg. Aga jah, pidime üle kuskil mingi ponistuse saama ja täna õnnestus. Et väga raskelt küll, aga tähtsad 3 punkti. Esimene poolaeg kindlasti Kuressaare käest, teisel poolaeg tuli rohkem kaitses istuda. Ega see sind vist ei üllatanud, et United seda initsiatiivi peale keeras? Jah, ma arvan, me alustasime väga hästi, esimene poolaeg mängisime hästi, teine poolaeg nad pidid midagi muutma.
Neil oli 2 vaba päeva rohkem kui meil, et me mängisime eelmise mängu pühapäeval, et tundus, et oli raske see teine poolaeg meile, aga kannatasime ära. Olgu, Sander, aitäh! Ja Andrei, tuli täna selline valus kaotus vastu võtta. Oli tegelikult selline mäng, kus esimesel poolajal domineeris Kuressaare, teisel poolajal United leidis rohkem oma mängu üles. Kas tagantjärele võiks öelda, et võib-olla oleks varem pidanud nagu seda oma initsiatiivi peale suruma? Jah, et tõesti Kuressaare alustas hästi, ma arvan, et mängisid hea kvaliteedi ka, aga meie poolt oli teatud sorti plaan, aga ei saanud selle teostamisega väga hästi hakkama ja jäime kohati ikka päris suure trammi alla, nagu et jah, et võib-olla neid võimalusi nüüd liiga palju ei olnud, aga pall oli terve aeg meie väljaku poolel ja ise väga ei suutnud sinna peale ehitada, et poolel tegime korrektuurid, teine poolaeg tõesti kuulus teistpidi jälle meile ja oli vaja realiseerida rohkem, et siit kas või punkt saada, aga kahjuks suutnud. Kuressaare istus siin teisel poolajal hästi jõudsalt kaitses, et sellise kaitsega meeskonda kiiresti ka keeruline murda. Jah, kindlasti, aga ma arvan, et kohati suutsime ikkagi tekitada päris palju ohtlikuid momente seal, et parema päevaga oleksid kindlasti vähemalt miinimum 2 väravat ära löönud, aga jah, et eks see mäng kahjuks jäi siin esimesse poolega. No endiselt on Nõmme Unitedil punkte siiski rohkem kui Kuressaarel. On see hooaja algus üldiselt sinu kui sellise hästi kogenud mängija jaoks? Põhimõtteliselt vastab see nagu ootustele, vastab see sellele, milleks te olete valmistunud ja treeninud? Ja, et kui võtta see esimene ring, esimesed 9 mängu, et siis jah, kindlasti jäime nagu rahule, aga see teine ring on nüüd alanud ja eelmine mäng, see mängupilt Tammekaga ei olnud ka nii hea, et kergeid ohumärke on, et peame kiiresti siin selle rütmi tagasi leidma, selle hea mängu, mida me hooaja alguses näitasime, et ma arvan, täna teisel poolel seda suutsime, aga tulevad uued mängud peale, et järgmine juba väga raske mäng Flora vastu, et tuleb kiiresti ja juurde panna kindlasti. Olgu, Andre, aitäh!